Tere! Tere! Me Kerliga oleme nüüd Nara hirvepargis. Meil on siin hästi palju hirvi juures ja ma võtsin endale jäätatud jääd mahlaga. No, tahab küpsiseid saada. Selleks on nad siin ümber. Nii. Mida sa, Kerli, oskad praegu öelda? Ma kardan natuke. Enne üks tahtis mul seelikut ära seljas süüa. Saad sa mult taskust võtta ühe küpsise ja ühele sööta, siis ma saan filmile selle. Tere! Näed, niimoodi söövad. Ma leidsin ühe hirve, kes selle peale tagajalgadele tõusis, kui ma talle süüa andsid. See väike ja... Ikkagi ma natuke kardan seda suurt, sest et... Aga liigume edasi siis. Joo, lähme ära. Nii, aga nüüd me oleme Naras. Me sõitsime hommikul Osakasse bussiga. Rongiga tähendab, jah. Eile olime Nagojas. Nagojas me käisime Science Museumis, mis oli põhimõtteliselt nagu ainult suurem. Jaapanlastega. 4 korda suurem. Tähelepanekuid, mis seal oli hästi suur observatoorium, millesse me sisse ei saanud. Kusjuures hästi suur tähendab, et see on maailma suurim. Ja. Miskipärast olid kõik ajad täis, seal olid mingid tunniajased etendused. Nagu Ahaaski. Okay. Nagu Ahaaski, seal tehakse teadusteatrit. Aga võrreldes Eesti teadusteatriga, Eestis on mingid noored tšikid, kes seal esinevad, aga siin Jaapani selle nagu vana professor rääkis ja tal oli üks natuke noorem assistent juures, aga mitte palju noorem. Siis mida veel? Siis me eile olime üks Nagojas, see on nagu Euroopas Frankfurt. Ja ta oli jah siuke teistsugune välja. Suur linnalik ja tühi. Olin jalad koomas sellest. See on hästi magus. Siis täna hommikul me tulime kella 9 Shinkanseniga Nagojast ära. Ja tulime Osakasse. Kui me kohale jõudsime, siis Osakas sadas vihma natuke. Aga praegu on täiesti mõnus olla, et päike ei kõrveta enam. Hästi niiske on, seda on tunda, kui niiske on. Mul on kõik jalad ja seelik ja pluus seljas nagu täiesti niisked ja see ei ole nagu mingist higistamisest või niimoodi. Ta on kuidagi nagu nii niiske. Nii ja siis oleme praegu Naras, on umbes 30 minutit sõitu Osakast, kuna meil check-in hotellis algas rangelt kell 3. Siis me tegime tegelikult eile juba plaani, et mis me ikka seal tühja paneme, et nagu tuleks pigem siia. Kuna ma ise tahtsin siin ära käia, sest ma olin nendest hirvedest kuulnud. Jälle uued hirved. Ja siin me nüüd oleme, me käisime mingis turismipoes. Ostsime natuke nänni, Andres sai endale T-särgi. Kusjuures Jaapanis on turisminänn rämedalt odav. Kui võrrelda mingite Mehhikote või Taidega, siis umbes 2 korda odavam. Mingid väiksed nännid ja asjad ja... Mida? Ma ei saa aru, kas need hirved on paksuks söödetud või lihtsalt või tea lapseootel või... Ma arvan, et mõlemad on nüüd võimalik. Mida veel? Meil oli jaapanlaste kohta ka veel midagi öelda. See, et siin ma tahtsin öelda, et Jaapan on 20. sajandi IT-riik. Rõhutan siin sõna 20. sajand, et nad ei ole jõudnud veel 21. sajandisse. Selle all ma mõtlen seda, et neil ei ole asjad internetis. Kui me siia tulime, äkki on sinna poole minema või? Ma arvan küll, lähme pargi. Okei, lähme sealt poolt. Siis me ostsime Railpassi endale ja kui seda Railpassi valideeriti esimesel päeval, siis põhimõtteliselt mees vaatas sealt lehe pealt numbreid ja lihtsalt kirjutas meile passi välja. Mitte mingit kontrolli internetist ei käinud ega mitte midagi. Ta vaatas nimede kirjakuju. Jah, see, et ta vastaks, et meie oleme meie. Põhimõtteliselt lihtsalt võrdles, et kas see nimi, mis me paberile kirjutamisime, kas see vastab nagu samale nimeli, mis selle passi peale kirjutatud on. Need tundub hästi nõrk. Railpassiga liikumine on hästi lihtne siin nendele JR-i rööbaste peal. Need on igal pool, selles suhtes Tokyos me ainult sellega ringi sõitsimegi. Meil seda kohalikku kaarti väga palju vaja ei olnud. See ongi nagu
natuke väärinfo või selline ülehinnatud on nagu need metrooliinid, et tegelikult noh, nii palju, kui me valmistasime selleks Jaapani reisiks ette, me lugesime, et JR Pass on hea küll, aga noh, linnades pole sellest kasu. Tokyos on sellest rämedalt kasu. Selles suhtes, et kui sa võtad selle Yamanote ringliini, siis põhimõtteliselt sul kõik asjad jäävad sinna ringliini peale või selle mingisse vahetusse kaugusesse. Ja, seal olid need Meitsi templid ja Akihabarad ja Ikebukurad ja kõik sellised asjad olid seal täpselt sama liini peal. Võib-olla jah, kuhugi sadamasse sõitmiseks sa võid korra osta selle metroopileti või mis iganes, suikakaardi, aga reaalselt sa saad jumala hästi selle JR Passiga kõik oma sõitmised. Eriti kui sa oled ainult mingi paar päeva, et kui pikemalt oled ja kaugemale lähed, siis on vaja, siin on kalad. Okei, kas midagi oli veel? Ma mäletan et midagi oli. Homme me saame kohaliku eestlasega loodetavasti kokku. Siis vetsupotid on nagu ette teada soojendusega ja nuppudega. Kalad on natuke hirmu äratavad, me ei julge igaks üks näppu vette pista. Nii, aga kas see on siis kõik praeguseks? Okei, tšau!